Tere tulemast kõigile meie haridussüsteemi välishindamise aastaraamatu tutvustusele. Kell on saanud 3. Meil on liitujaid juba üle 60, et ma arvan, et me vaikselt alustame. Tõenäoliselt need, kes liituvad hiljem, need siis saavad liituda ja neid võetakse ilusti vastu ja pärast hiljem siis, kes jääb alguses millestki ilma, saab vaadata meil salvestamise pealt. Mina olen Mairi Uusen. Olen Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveosakonna juhataja ja teen siis täna pisikese sissejuhatuse. Nagu öeldud, tänast seminari siis salvestame. Seetõttu palun hoidke oma mikrofonid suletud ja kui tekib küsimusi, siis neid võib panna meile siia chati vestlusesse ja siis kas jooksvalt vastame chatis või siis ka tegelikult ettekande lõpus samamoodi saab küsimusi esitada ja pöörame nendele natuke rohkem tähelepanu. Nii, meil olid siin väiksed tõrked slaididega, aga usun, et saame siit nüüd minema just. Nii, midagi pärast. Sellel aastal on selline tore märgiline aasta, et tegelikult välishindamise aastaraamas tähistab tänavu juba 25. aastat. Ja siia väga paslik sobivad siia hästi haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnad, et välishindamise aastaraamat on kui ajaraamat, mis näitab, mis muudatused on aegade jooksul haridusmaastikul toimunud ning mis on erinevatel aastatel olnud kesksed teemad. Muudatusi on olnud ja on ka edaspidi, sest nende eesmärk on ju see, et meie koolihariduse kvaliteet oleks kõrge ning Eesti koolid oleks kohad, kus õpilased tunnevad end väärtustatuna ning õpetajad hoituna. Minu meelest on kogu see aastaraamatu idee ja mõte on nii ilusti siin kokku võetud sellesse väiksesse ülevaatesse. Ja mida siis selleaastane välishindamise aastaraamat sisaldab endast? Seal on erinevaid ülevaateid, kuidas hinnatakse hariduse kvaliteeti, samuti ülevaade, millised on olnud nii kvaliteedi hindamise kui järelevalve vaates tulemused. Samuti leiab sealt hulganisti juhiseid või suuniseid õigusaktide rakendamiseks ja õppeasutuste kvaliteedi tagamiseks. Ja selleaastases raamatus on ka ülevaatega erinevatest koostööprojektidest, loomulikult leiab sealt ka teiste riikide kogemusi ja ka erinevate uuringute tulemusi. Tõenäoliselt paljud on teist juba saanud selle lingiga registreerimisel, et kus selle leiab, aga igaks juhuks panin ka slaididesse, kust välishindamise aastaraamatu juurde ilusti pääseb, et hiljem, kui teile slaidid saadetakse, saate sealt ka otse minna. Tõin välja ka inimesed, kõik, kes sellel aastal panustasid, et nagu näete, on meid päris palju ja aitäh kõigile, kes panustasid, et tegemist on olnud iga-aastaselt väga suure ülevaatliku kokkuvõtte tegemisega ja väärtust on siin hästi palju ja ka panus on päris suur. Aga millest me täna räägime, et kui varasematel aastatel me ei keskendu kogu hindamisele ja ei lähe nagu detailselt kõikidesse teemadesse, mis aastaraamatus oli toodud, et pigem ongi, et kutsun kõiki neid lugema ja vaatama, mis aastaraamatust leida, et võib-olla igal ühel on natukene enda nurk, mis teda kõige rohkem huvitab ja julgustan ka vaatama selle pilguga aastaraamatut, et kuidas meil endal on, kas meie koolis, meie lasteaias konkreetsete teemadega, mida on aastaraamatus välja toodud, et siis võib-olla mõelda selle peale, et kas meil on sama hästi, kas me vajame tunnetame, et kuskil on mingisugused arenguvajadused või kuskil on kellelgi väga head praktikad siin välja toodud, mida siis ka enda igapäevategevustes võiks rakendada. Aga pisikese statistilise numbrid ma räägin siia juurde, mida kõik on muidugi aastaraamatus toodud, et kui rääkida konkreetselt õppeasutuste järelevalvest, siis eelneval õppeaastal siis viidi kokku 47 järelevalvet ja seda tehti nii koolieelsetes lasteasutustes, oli siis kokku 5 järelevalvet, üldhariduskoolis lausa 39, kutseõppeasutustes 2 ja huvikoolis 1. Ja kõige enam siis oli järelevalveid viidi läbi temaatilisi, mis puudutavad siis eesti keele õppele üleminekut.
aga detailsetest tulemustest saab lugeda siis juba aastaraamatust. Aga täna me räägime siis 3 teemal, et kui varasematel aastatel võib-olla olid ka mingid teemad välja vaadatud, millest räägiti, näiteks eelmisel aastal oli koduõppe lapsevanema soovil, samamoodi keskenduti töötajate, õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooninõuetele, et siis me samadest asjadest sellel aastal ei räägi ja valisime siis järgmised 3 teemat. Et peale mind siis jätkab ja võtab üle järelevalveosakonna nõunik Katrin Ohakas, kes räägib järelevalve vaatest siis õpilaste iseseisva õppe korraldamisest. Seejärel meie nõunik Rutt Elias räägib siis järelevalve vaatest õppenõukogu ülesanded ja otsuste vastuvõtmine. Ja viimaseks oleme jätnud siis teema, kus Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi nooremteadur ja Haridusjuhtimise Akadeemia projektijuht Kätlin Vanari räägib siis kooli arendusprogrammist. Ja ega minul ongi täna siuke hästi lühikene sissejuhatus ja kohe vahetan teile nüüd korraks siin slaide ja annan sõna siis Katrinile tema teema osas. Ja, tänan, aitäh, Mairi. Et mina saangi jätkata siis järelevalves päris mitmetel juhtudel, kas siis kohapealses järelevalves või siis ka meile tulnud pöördumiste lahendamise valguses iseseisva õppega seotud teemad. Et kuna nüüd COVID andis meile sellise tunde, et ahaa, et võib ka ilma kooli tulemata ja võib ka e-vahendite teel ja õpilased suurema iseseisvusega seda õpet korraldada, siis paljudes koolides on olnudki see aruteluks ja ka praktikasse rakendatud, et kuidas siis, et õpilased ei unustaks ära neid oskusi, arvuti kasutamise oskusi ja seda iseseisvat töö tegemise oskusi. Ja siis on hakatud järjest rohkem koolides siis rakendama seda iseseisvat õpet ja seda tehakse väga mitmel moel. Lähme siis järgmise slaidi juurde. Tõepoolest, kui me saame ka pöördumisi, siis me oleme saanud tõesti palju selliseid termineid, mida koolid kasutavad. Nii et alati ei saa pöördumise puhul arugi, et millega siis tegemist on. Öeldakse küll, et heal lapsel mitu nime, aga võib-olla siin on ka jällegi mõtlemise koht, et tegelikult kui asjad pole väga selgelt läbi mõeldud või väga selgelt õiguslikku raamistikku pandud, siis hakkavad tulevad probleemid, mitmeti mõistetavused. Et tõepoolest, erinevad koolid kasutavad siis nii-öelda iseseisva õppe märkimiseks ka terminid koduõpe, kaugõpe, e-õpe on hästi sagedasti. Et jällegi tahan rõhutada ja oma ettekandega täna siis panna mõtlema nende probleemide üle, mis tegelikult siis selle omapärase õppekorralduse taga seisneb ja millega on siis tegelikult tegemist. Võtame järgmise slaidi. Nii, ja siis võib veel järgmine võtta. Me tuleme. Jah, tänan. Et iseseisva õppega nüüd on meil olnud kokkupuuteid kahesuguseid. On siis olnud terved päeva hõlmavad iseseisvat õpet, nii et iseseisev õpe siis õppepäevana, aga väga palju ja üha enam hakatakse kasutama ja on kasutatud siis iseseisvat õpet õppepäeva osana. No on ilmselge, et õpe koolis võib toimuda väga erinevatel viisidel. Nii et ta ei pea olema tingimata
45-minutilistest tundidena. Ta ei pea olema kõikides klassides täpselt ühtemoodi. Läheme tagasi selle slaidi juurde, mis meil oli. Ja kindlasti saab õpet korraldada ka väljaspool kooliruume. Nii et kui me räägime õpilaste iseseisvast õppest, siis rõhutan veel, et seda siis tehakse täna kahte moodi. Tehakse siis tervet päeva hõlmavana ja kasutatakse siis iseseisvat õpet ühe osana õppetunnist. Läheme nüüd eelmise slaidi juurde, kus mul on, tagasi, kus mul on palju paragrahve. Vot nii, et vaatame nüüd siis seda juhtumit, kus koolis on siis rakendatud iseseisva õppepäeva, iseseisva õppijapäeva. No neid, nagu ma juba ütlesin, neid termineid on väga palju. Ja siin nüüd ma olengi selle slaidi peale kogunud sellise nagu õigusliku raamistiku, et millele peaks siis tähelepanu pöörama, kui me räägime iseseisva õppepäevast. See on siis päev üldjuhul koolis, kus õpe toimub täiesti teisel viisil. Õpilastel ei ole tunde ja tavapäraseid tunde ja veel, mis väga sagedasti on, õpilasi ei oodatagi kooli, vaid et on ette nähtud, et õpilased on kodus ja täidavad iseseisvalt siis neile antud erinevaid õppeülesandeid. Et üldjuhul on see siis rakendatud niimoodi. Meil on olnud koole, kus sõna otseses mõttes on õpilastel keelatud kooli tulla, kus on koolimaja uksed kinni keeratud olnud ja kus tegelikult siis õpetajad on siis olnud kas siis koolitusel või kuskil väljasõidul. Nii et tegelikult sellisel väga erinevatel viisidel on seda päeva siis korraldatud. Aga tahan kindlasti rõhutada, et põhikooli ja gümnaasiumi seadus näeb ette, et õppeaastas on 175 õppepäeva ja õppepäev on siis kalendripäev, mil õpilane on kohustatud õppes osalema. Kas siis selle tavalise kooli direktori kehtestatud päevakava ja tunniplaani järgi või siis temale individuaalses õppekavas ette nähtud õppekorralduse järgi, kuid tegemist on siis õpilase jaoks kohustuslike õppepäevadega. Ja nendel päevadel on siis õpilasel kohustus õppes osaleda. Ja nii tavaliselt ongi, koolid märgivad ja õpilasi ka, kui nad ei osale, märgivad puudujääteks ja siis on need omakorda need puudumise põhjuste teemad. Õppepäevadeks peab ja õppeperioodiks siis koostab direktor või kehtestab direktor päevakava, kus on siis kajastatud õppetegevuste ja kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, näiteks pikapäevarühmad, ringid, stuudiod ja nende tegevuste ajalist järjestust ja nende järjestust ja ajalist kestust. Ja Eesti kultuuriruumis ja hariduskorraldusel on iseloomulik õppe toimumine kooliruumides. Nii PGS kui ka riiklikud õppekavad näevad ette, et õpe toimub koolis või siis teatud juhtudel väljaspool kooli, on õppekäigud, õppeekskursioonid, kuid sellisel juhul ikkagi ka selgelt koolipoolse juhendamise ja kontrolli all. Ja me kindlasti ka rõhutame ja räägime sellest, et selle kohustuslike õppepäevade jooksul et kool tagab õpilasele koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse, tervise kaitse, kõik sellega siis seonduv ja kindlasti ka on see, et vanemad ju teavad, millised on need õppepäevad, vanemad teavad, millised on koolivaheaja päevad. Koolivaheajad teatatakse meil ju tegelikult päris varakult ette ja pered saavad oma tööd planeerida. Nii
et väga oluline on siis see ka, et millised on siis vanemate eeldused, et millal on lapsed koolis ja kuidas see õppetöö toimub. Et nad siis saaksid siis laste üle järelevalvet korraldada siis nendel päevadel, kui on siis vaheajad, kui siis ei ole ette nähtud see kohustuslikku õppetööd. Kui koolis soovitakse õpilaste iseseisva õppeoskuste arendamiseks korraldada õppetööd tavapärasest kontaktõppest erinevalt, siis peab arvestama, et kohustuslikul õppepäeval iseseisva õppe korraldamine on õiguspärane ikkagi kooliruumides või siis kooli poolt kontrollitud keskkonnas. Praktika, kus iseseisva õppepäeval siis nähakse ette õpilase viibimine kodus, aga on ka olukordi, kus on siis õpilastele antud ülesandeid, mille tõttu nad peavad siis ringi liikuma erinevates, ma ei tea, kultuuriasutustes, muuseumides, erinevates paikades linnas. Et see siis läheb vastuollu tegelikult selle nõudega, et kool siis nende õppepäevade jooksul peab tagama õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse. Nii, võtame slaidi edasi. Ja veel edasi. Teine vorm on siis koolide kasutatav iseseisva õppe osa õppetunni osana. Et peale siis nende tervet päeva hõlmavad seda iseseisvat õppe on siis rakendatud nii, et 45-minutilisest arvestuslikust õppetunnist siis üht osa määratletakse iseseisvaks õppeks ette nähtud ajaks. Et näiteks kui õppetunni pikkuseks on 40 minutit, siis 5 minutit sinna juurde on arvestatud siis õpilase iseseisvaks tööks. Kui te tahate asjad. Kus see Riiko Roomet nüüd? Helle paneb mikrofoni kinni. Aitäh. Õppetund on sel juhul jaotatud 2 osaks kontaktõppeks ja üldjuhul toimub see siis õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui õpetaja ja iseseisvaks õppeks, kus siis õpetaja ei pruugi vahetult osaleda. Ja sellise õppekorralduse puhul jällegi peab siis tähele panema seda, et siin tekib mitmesuguseid küsitavusi. PGS-i järgi on siis õppetunni arvestuslikuks pikkuseks 45 minutit ja kui nüüd sellest üks osa on õpilasel iseseisvaks tööks, siis tekib see küsimus, et mis on iseseisev töö, mis kuulub selle õppetunni sisse ja mis on siis see kodune töö, mis veel antakse. Et kui me üht osa õppetunnist nimetame õpilase iseseisvaks tööks, siis ja mingit osa siis anname ja mingi osa tööst anname siis õpilase kodutööna, et kas seal ei teki see vastuolu, et jääb arusaamatuks, mis on selle iseseisva töö ja koduse töö vahe, ja kas ei ole siis tegelikult selle varjus näiliselt seda õppetundi tegelikult lühendatud ja tegelikult seal tekib küsimus, et kas koolil on selleks õigus. Muidugi õppetunnid ei pea olema 45-minutilised, nad võivad olla väga erineva pikkusega, aga kui õppetunnist üht osa käsitletakse õpilase iseseisva õppena, siis on vajalik see korraldada kooskõlas õigusaktides sätestatuga. Ja iseseisev õpe peaks siis olema kooli päevakava järgi toimuv õppetöö osa. Kui see õppetund toimub kooli päevakava järgi, tunniplaani järgi, et ette nähtud see ajaliselt direktori kehtestatud päevakavas, siis seega peaks olema õpilastel ka kooli päevakavas vastav aeg, kooliruumides ka koht iseseisva töö tegemiseks ning tagatud õpilaste juhendamine ja järelevalve. Nii et koolidele kindlasti on siin meie poolt siis
soovitus väga põhjalikult see iseseisva õppe osa, kohustusliku õppetunni osana läbi mõelda ja selgelt eristada kodutööst, mis on nende vahe, kus ja kuidas saab siis õpilane tegelikult selle õppetunni osana mõeldud iseseisva õppe, siis millal ta saab selle teha, kus ta saab selle teha ja et see oleks siis ka tegelikult koolipäevakavas välja toodud. Lähme edasi. Ja ongi, et mis dokument see siis on või mis dokumendid need peaksid olema, kus peaks põhjalikult iseseisva õppega seonduvat siis käsitlema koolis. Põhikooli riiklik õppekava sätestab, et õppe- ja kasvatuse korralduse aeg ja viisid määratakse kooli õppekavas, kooli päevakavas ja tunniplaanis. Kuigi koolides toimuvad iseseisva õppimise päevad, mille korraldus erineb tavapärasest, siis me sagedasti tegelikult kooli õppekavades iseseisva õppega seonduvat ei näe, seda pole sinna kirjutatud. Sagedasti piirdutakse siis ka ühe lausega, et näiteks märgitakse, et kord trimestris toimub iseseisva õppimise päev, mil õpilane õpib iseseisvalt kodus. Ja selline määratlus kahtlemata siis, nagu ma ka eespool juba rääkisin, vastuolus õigusaktidega ja aga samas ei ole ta ka piisav. Et iseseisva õppega seonduv kõik see, et taotletavad eesmärgid, sealhulgas siis erinevas vanuses õpilastele, õppe- ja töökorraldus, õpetaja ja õpilase ülesanded, kuidas on see päev siis kavandatud, kuidas seda tagasisidestatakse, tuleb siis koolis põhjalikult läbi mõelda ning kindlasti kooli õppekavas esitada. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakond tegi ka kevadel vahendmaterjali, mis oli mõni aeg ka meie veebilehel üleval. Aga ma tõesti nüüd ei oska öelda, et kuivõrd on ta siis praeguseks kättesaadav ja kas see siis saab olla koolidel abiks. Kui praegu praktiseeritakse iseseisva õppimise päevi, mis hõlmavad ka kogu kooli, siis tegelikult tasub mõelda ikkagi siin õpilase vanusest ja huvidest lähtudes, et neid päevi ei pea korraldama siis kõikidele õpilastele ühtmoodi, sama pikkuse, sama mahuga, kõigile samal ajal, et siin just innustaks koole natuke mõtlema selle üle, et kuidas just seda erinevat õppetöö vormi siis kasutada selleks, et lisaks õppeainete, õpipädevustele tegelikult omandataks ja harjutataks siis ka üldpädevusi, olgu need siis koostööoskused. Siin on jällegi kindlasti on õpilastel võimalik pakkuda erinevaid valikuid, nii et seda mõtlemiskohta kindlasti on see kõik, et täna kõige sagedamini praktiseeritav olukord, kus õpilased täidavad iseseisvalt õppeülesandeid kodus, on kindlasti siis selline algtase, kust me tegelikult tahaksime jõuda siis selleni, et õpilaste selline teistmoodi korraldatud õppepäev, teistmoodi korraldatud õpe tegelikult just aitaks nii üldpädevuste saavutamisele, kuid ka selle erinevate õppeainete lõimimisele ja sellisele seoste loomisele, mida võib-olla tavalises õppetunnis nii sagedasti ei tehta. Lähme edasi. Ja võib-olla üldsegi mitte tähtsusetu, aga millele väga sagedasti tähelepanu ei pöörata, on see, et kuidas seda iseseisvat õpet siis tegelikult ka märkida ja klassipäevikusse kanda. Klassipäevik on ju dokument, milles peetakse arvestust õppetegevuse üle ja on ette nähtud siis, mis sinna kõik sisse tuleb kanda. Ja me olemegi väga sagedasti ka järelevalves märganud, et kui on tegemist selle iseseisva õppepäevaga, olgu siis ükskõik, kuidas ta siis on ka korraldatud, siis
on see tavapärane, et ütleme, et esmaspäeval esimene tund eesti keel, teine tund matemaatika, kolmas inglise keel ja nii edasi, ütleme 7 tundi seal, kõik õpetajad kannavad oma õppetöö sisse. Tegelikult aga on selgunud, et seda õppetööd tegelikult kõikides õppeainetes läbi ei viidud iseseisva õppepäeval, et olid erinevad õppeülesanded ja õppetegevused, mis hõlmasid võib-olla 2-3 õppeainet. Jällegi, et kui me korraldame teistmoodi õppetööga päevi, siis selleks nädalaks, nendeks päevadeks saabki ja peabki siis ka tunniplaani üle vaatama ja vaatama selle pilguga, et tegelikult ikkagi õpilane kõik talle nädalas ette nähtud, siis õppetööks ette nähtud need tunnid erinevates õppeainetes siis kindlasti ka nendest osa saaks ja et need ka kõik ikkagi toimuksid. Klassipäevik peab siis võimaldama saada ka ülevaadet toimunud õppetööst ja hinnata, kas siis koolis täidetakse õppekava. Ja kui meil on nüüd tegemist siis õppetunni osana iseseisva tööga, siis tuleb see ka kindlasti märkida, et kõikidel oleks ka aru saada, et mis osa oli siis see osa, kus õpetaja juhendamisel töö toimus, mis osa siis antakse ja mis osa siis peab õpilane iseseisvalt selleks iseseisva õppimise ajal siis tegema, mis on need tulemused ja eesmärk kindlasti peaks olema siis õpilasele teada ja selge ja väga selgelt siis eristatav siis kodutööst. Nii, järgmine slaid. Ja olulisemad järeldused, millele siis veel kord või mida veel kord alla jooniksin, on see, et iseseisev õpe ükskõik millistel eesmärkidel ja mis põhjusel me seda siis ka korraldame, on ikkagi või toimub koolis või siis kooli kontrollitud kohas, kui see toimub siis väljaspool kooli. Ja iseseisvalt tehtav töö on üks osa sellest juhendatud õppest ja õpilasele ette nähtud kohustuslikust õppetööst, millele siis rakenduvad erinevad sätted PGS-ist ja põhikooli riiklikust õppekavast. Ja mida me tahaksime palju rohkem näha, et koolides mõtestataks, mis on see iseseisev õpe, mis on selle eesmärk ja sisu, ja kuidas ta erineb sellest kodutööst, mis ka õpilastele ju tegelikult antakse ja mis siis alati õpilastel lisaks sellele tunnitööle koolis veel lisandub. Aitäh! Nüüd saab vaadata siia chatti, milliseid küsimusi tuli. Nii. Kas ma näen? Kas on ka positiivseid näiteid, mida saaks eeskujuks tuua? Et minu kogemused lapselaste osas on pigem väga negatiivsed. Et kui me järelevalves lastevanematega räägime selle iseseisva õppepäevade osas, siis kahjuks pean ma siin selle chati kirjutajaga nõustuma, et ka meie saame päris palju selliseid negatiivseid arvamusi lapsevanemate käest. Meie enda hulgas on lapsevanemaid, kelle lapsed on iseseisva õppepäevadel. Positiivseid näiteid võib olla, ma ei hakkaks võib-olla kooli nimetama, aga ühes koolis, kus on siis seda iseseisva õppepäeva juba 3. õppeaastat rakendatud, meeldis mulle see, et nad alustasid samamoodi sellest, et õpilased on kodus ja saadame neile tööülesanded hommikul ja täidavad siis ära ja siis saadavad kella 3 õpetajale. Et tegelikult jõutud nüüd 3. õppeaastal selleni, et iseseisva õppe nendeks mõneks päevaks, mis õppeaastas toimuvad, on
saanud õpilased erinevates klassides siis kindlad teemad ja nende teemade alusel siis valmivad sellised suuremad tööd või projektid ja õpilased teevad väikeste rühmadena, ja teevad seda siis ka koolimajas ja koolimaja pakub siis neile erinevaid tehnilisi vahendeid. Ja me ka loodame, et koolid peavad sellest kinni ja koolid arvestavad sellega, et see 175 õppepäeva, et need on kohustuslikud ja õpilased peavad selle õppes osalema ja õppes osalemine on ikkagi meie kooliruum või kultuuriruumis ikkagi siis koolis või siis kooli juhendatud ja kooli kontrollitud keskkonnas. Aitäh! Annan nüüd sõna Rutile. Nii, ja mina räägin siis õppenõukogu tegutsemisest. Räägime siis, võib järgmise slaidi panna, räägime õppenõukogu ülesannetest. Räägime õppenõukogu liikmetest, et kes need on, räägime, millal õppenõukogu on otsustusvõimeline, räägime protokollide vormistamisest ja räägin ka tähelepanekutest, mis meil järelevalves on tekkinud. Et kui põhikooli gümnaasiumi seadus sätestab, et igal koolil on oma õppenõukogu, mille ülesandeks on siis oma pädevuse piires õppe- ja kasvatuse analüüsimine, hindamine, õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine, siis tegelikult, kui me koolides käime, siis me üsna tihti näeme, et tegelikult sellist analüüsimist ja hindamist ei toimu. Ja ega neid otsuseidki muid vastu ei võeta, kui ainult need, mis on seaduse järgi kohustuslikud. Üsna tihti piirdub analüüsimine ja hindamine sellega, et õppealajuhataja teeb ettekande õppeaasta kokkuvõttest, aga et miks need tulemused just sellised on, nagu nad on, et sellest üsna tihti õppenõukogus juttu ei tehta. Ja õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister ja selleks siis ongi olemas, järgmisel slaidil on kirjas kohe, et haridus- ja teadusministri juba 2010. aastal kehtestatud määrus number 44, kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord. Ja seal on paragrahvides 3-5 sätestatud ka siis, millised need õppenõukogu ülesanded on. Ja paragrahvis 3 on öeldud, et õppe- ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega seotud tegevused, paragrahvis 4 õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega seotud ülesanded ja paragrahvis 5 õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega seotud ülesanded. Siis põhikooli gümnaasiumiseaduse paragrahv 72 lõige 2 räägib seda, et õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, et nemad oma ametikohast tulenevalt on õppenõukogu liikmed ja teised direktori nimetatud isikud. Ja need direktori nimetatud isikud tuleks määrata direktori käskkirjaga ja nendeks saavad olla näiteks HEVCO, siis õppenõustaja, huvijuht, raamatukogu hoidja, juhi abi, ringijuht. Ja õppenõukogu tegevusse tuleb kaasata ka õpilasesinduse esindaja. Ja õppenõukogu liikmetel, ka nendel, kes on siis nimetatud direktori poolt õppenõukogu koosseisu kuuluvateks, nende kõigi osalemine õppenõukogu koosolekutel on kohustuslik. Ja kohustuslik on ta ka nendele õpetajatele, kes töötavad väga väikese koormusega, osalise koormusega või isegi 1-2 tunniga. Ka nemad, kui nad koolis õpetajana töötavad, siis oma ameti nimetusest tulenevalt kuuluvad õppenõukogusse ja peavad õppenõukogu koosolekutel osalema. Ministri määrus ütleb paragrahv 5 lõige 3, et õppenõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sealt võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest ja seal hulgas õppenõukogu esimees või aseesimees.
Kui nüüd juhtub seda, et meil ei ole 2/3 kvoorumist koos, siis õppenõukogu otsused on tegelikult õigustühised. Ja alles hiljuti järelevalves oli meil juhus, kus selline vähem kui 2/3 osalevatest õpetajatest võtsid vastu kevadel otsuse lõpetada 9. klass, et 9. klassi lõpetajad on need. Aga tegelikult see otsus on õigustühine, aga kuna see puudutab kolmandaid isikuid ehk siis neid õpilasi, siis me ei saa tagantjärele ka seda otsust kehtetuks tunnistada. Aga jälgima peate jah seda, et kui koolis on näiteks 30 liiget, siis koosolekust peab osa võtma vähemalt 20 liiget ja sealhulgas esimees või aseesimeest, sest vähema osalejate arvu puhul ei ole koosolek otsustusvõimeline. Siis iga õppenõukogu koosoleku kohta tuleb koostada protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Kusjuures protokollija ei pea olema koosoleku sekretär või õppenõukogu sekretär, vaid protokollija võib olla ka näiteks juhi abi. Samas juhi abi võib olla ka direktori nimetatud õppenõukogu liige ja sekretär valitakse õppenõukogu liikmete hulgast, kes siis seda õppenõukogu sekretäri tööd teeb. Aga protokolli märgitakse koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg, toimumise koht, koosoleku juhataja ja protokollija nimi ja koosolekut võib juhatada nii direktor kui ka näiteks õppejuht või õppealajuhataja, kui need teemad, mida arutatakse, kuuluvad õppealajuhataja pädevusse. Ja kirjutatakse ka koosolekust osa võtnud ja koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed ja koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega. Ehk kui me kutsume koosolekule näiteks hoolekogu esimehe, siis ongi tema nimi ja hoolekogu esimees. Kui me kirjutame nüüd neid registreerimislehti, üsna tihti ongi eraldi registreerimisleht, siis hea on, kui see on tähestikulises järjekorras, et siis on alati nagu parem ülevaade ja see võib olla valmis tehtud töötajate nimekiri, mis siis allkirjastatakse osavõtja poolt ja lisatakse protokollile. Ja siis ta on ka siia ilusasti protokolli kirjutatud, et registreerimisleht on lisa, näiteks number 1 ja kinnitatud päevakord. Ja näidisena võiks ta siis välja näha sellisena see osa, et protokoll on pikem, aga vaatame selle esimese osa protokolli siis ka ära ja siis vaatame edasi, mis on need kohustuslikud elemendid veel. Et kui meil on siin näidiskool võetud, peal ongi, et see on õppenõukogu koosoleku protokoll ja nagu kõiki dokumente me vormistame ka lähtudes eesti kirjakeele normidest, siis peavad ka kõik kuupäevad olema korrektselt vormistatud, et ongi valikus, et kas me kirjutame oktoober välja või me ei kirjuta teda välja, kirjutame numbrina 10. Kui me kirjutame oktoober välja, siis kuni 10 numbrid on ainult üksiknumber, ehk siis number 1, number 2, number 3. Ja kui me kirjutame kuu numbriga, ehk siis me kirjutame 01, 10, 01 või 02 ja 10. kuu. Aga kui me kirjutame sõnaliselt, siis on ainult jääb ühekohaline number sinna. Kirjutame kirja, palju meil õppenõukogu liikmeid siis osales, palju puudus ja paneme siis juurde ka selle märke, et koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed on esitatud protokolli lisas number 1. Ja nimetame siis ka ära kõik koosolekult puudunud nimed. Kui neid on kuni 10, siis soovitatakse seda teha ka tähestikulises järjekorras. Ja koosolekule kutsutud nimi ja ametinimetus, et miks me teda kutsume koosolekule. Ja koosoleku päevakorra kinnitamine. Et tegelikult peaks olema ka väike lõik või sissejuhatus selle kohta, kuidas me päevakorra kinnitame. Ehk reeglina tuleb saata nädal ette, kui on tavapärase
koosolekuga tegemist. Kui on erakorraline koosolek, siis 3 tööpäeva enne koosolekut ja sellest tuleb siis lähtuda ja selle kirjutame ka siia kirja. Kirjutame ka kirja, kuidas juba see päevakava on eelnevalt arutusele antud ja siis kas on täiendusi või ei ole ja siis tuleb, et kinnitada õppenõukogu otsusega see ja otsusel saab olla 2 erinevat alust ja ongi 2 erinevat. Üks on see, et õppenõukogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid päevakorra täiendamiseks. See on juhul, kui päevakorda muudeti ja õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ja teavitab sellest järgmist õppenõukogu. Ehk kõik koosolekud peaksidki algama sellega, et direktor annab varasemate otsuste täitmise kohta ülevaate. Nii, koosoleku protokolli märgitakse siis veel kinnitatud päevakord, sõnavõtjate nimed, sõnavõtu lühike sisu, vastu võetud otsused, otsuste faktilised ja õiguslikud alused ja otsuste täitmise tähtajad ja vastutajad. Et ühtegi õppenõukogu otsust ei saa olla nii, et sellel ei leita faktilist või õiguslikku alust. Ja kõik need alused, mida õppenõukogu arutama peab, on kirjas, Jürile kohe siin ütlen ära, eriarvamused tuleb eraldi vormistada. Ja õiguslikud alused siis samamoodi, et mida te sellest õppenõukogu töökorra määrusest ei leia, neid asju te õppenõukogus ka arutama ei pea. Nii, ja näidis võiks siis olla selline, nagu järgneval slaidil on, et sõnavõtt, et direktor tegi ettepaneku kinnitada siis sellel kuupäeval tutvumiseks saadetud koosoleku päevakord ja päevakorras on siis esimene punkt kohe varasemate otsuste vastuvõtmise kohta info, et ülevaade. Teine, kui meil oktoobrikuu tõin siia näitesse, et siis mida me kinnitada saame, on näiteks klassitunnistuse vorm, ja otsus kinnitada siis päevakord, et iga selle ja siis edasi juba tulevad kõik päevakorrapunktid järjest. Nii, ja näiteks võiks siis olla, et varasemate otsuste täitmisest ülevaade, et kui me augustikuus otsustasime, et meie arenguvestluse kord on vaja uuesti läbi vaadata või me vaatasimegi ta juba läbi, sest arenguvestluse korda me peame nüüd täiendama, kuidas me anname vanemate või seal arenguvestlusel tagasisidet ka õpilaste käitumisele, et see muutus meil sügisest 1. septembrist. Ja siis ongi, et direktor annab ülevaate, et arenguvestluse kord on siis arutatud ka läbi hoolekogus ja on direktori käskkirjaga juba kinnitatud. Ja arenguvestluse kord on kõikidele klassijuhatajatele siis arenguvestluse läbiviimisel aluseks. Ja otsus selle punkti juures saab olla, et teadmiseks võetud. Siis näiteks klassitunnistuse vormi kinnitamine, et kui meie näidiskoolis mindi e-koolilt üle stuudiumile, siis muutub ka klassitunnistuse vorm ja selle kinnitamise aluseks on, õiguslik alus on siis õppenõukogu ülesanded ja töökord määrus, paragrahv 2, punkt 7 ja kirjutame ka siis, millised näidised me saatsime tutvumiseks ja millise näidise siis õpetajad otsustavad ja peab kirjas olema ka igal sellisel otsusel, kui palju oli siis neid, kes olid selle otsuse poolt, kui palju oli erapooletuid ja kui palju jäi või oli selle otsuse vastu. Ja faktiline alus on see, et klassitunnistuse vorm muutus sellepärast, et e-kool asendati stuudiumiga. Seda faktilist alust ja ka õiguslikku alust ei pea niimoodi eraldi välja tooma, see võib juba olla ka teksti sees.
et sellisena nagu siin teksti sees ta on, sellisena ta täitsa võiks olla see faktiline alus, aga lihtsalt tõime teile näidisena eraldi selle välja, et teil oleks aru saada, et mis see faktiline alus on. Nii, kui me võtame nüüd veel näiteid, mida meil küll päevakorras ei olnud, eks, aga järgmisesse klassi üleviimine. Siis kas õppealajuhataja või klassijuhatajad esitavad siis õppenõukogu liikmetele klasside kaupa need õpilaste nimekirjad, kes siis on kooli õppekavas sätestatud õpitulemused omandanud ja kelle kokkuvõtvad hinded on positiivsed, siis on õppenõukogu ülesanne viia nad üle järgmisesse klassi. Ja kõik need õpilased kas loetletakse kohe siia protokolli või siis esitatakse protokolli lisas. Meie näite puhul on nad siis protokolli lisas, aga see tähendab, et see lisa on ka protokollil tegelikult juures. Ja otsus ongi üle viia siis 1. kuni 8. klassi ja 10. 11. klassi õpilased, kes on omandanud õpitulemused ja kelle kokkuvõtvad hinded on siis positiivsed, üle viia järgmisesse klassi. Ja otsuse poolt on nii palju, siia kirjutame arvu liiget, vastu nii palju, erapooletuid nii palju. Järgmisesse klassi üleviimine, kui õpilastel on positiivsed hinded kõik, siis 100% või kõik peaksid olema ikkagi selle poolt, et õpilased üle viia. Ja aluseid on 2. Üks on siis põhikooli riiklik õppekava, mis ütleb, et õppenõukogu otsustab aastahinnete alusel enne viimase trimestri lõppu, kas viia õpilane üle järgmisesse klassi ja õppenõukogu tegutsemise kord, mis siis ütleb, et õppenõukogu otsustab, kas õpilane viiakse järgmisesse klassi või mitte. Ja need otsused on ka ääretult olulised, et need tehakse sellepärast, et need otsused peavad kajastuma ka õpilasraamatus. Et selle kuupäeva õppenõukogu otsusega see ja see viidi õpilased üle järgmisesse klassi. Et isegi see ei ole oluline, et oleks välja kirjutatud õpilasraamatusse, et on üle viidud, vaid kirjutataksegi klassi number 2. klassi, 3. klassi, sest kui paberil peetakse õpilasraamatut, siis see lahter on ääretult lühike. Aga oluline on just see, et õppenõukogu kuupäev ja otsuse numbrid saaksid sinna kirja. Elektroonilist õpilasraamatut pidavatele koolidel on veidi lihtsam, sest sinna mahub kõik see otsus ära. Ja faktiline alus on see, et õpilastel on õpitulemused omandatud ja kokkuvõtvad hinded on positiivsed. Nii, siia räägime siis natukene ka juhul, kui jäetakse näiteks last klassikursust kordama või täiendavale õppetööle. Siis haldusmenetluse seaduse järgi paragrahv 4 lõige 1 seal sätestab, et on kaalutlusõigus ja see on siis haldusorganile, milleks ka õppenõukogu seda otsust tehes muutub, antud volitus kaaluda otsuse tegemist või valida erinevate otsuste vahel, kas jätta täiendavale õppetööle või mitte jätta täiendavale õppetööle. Ja selleks, et seda kaalutlusõigust siis rakendada, peab jälgima seda, et ta oleks eesmärgipärane, õiguse üldpõhimõtetega kokku langev ja arvestatakse ka olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. Ja see tähendab ka seda, et tõesti, kui õpilasel on võib-olla ühe trimestri hind mitte rahuldav, siis kas selle põhjal on vaja teda täiendavale õppetööle jätta või on võimalik neid õpitulemusi omandada järgneval kooliaastal, et natukene seda last toetada rohkem. Et see on kaalutlusotsus ja sellisel juhul, kui õppenõukogu saab valida erineva sisuga otsuste vahel, on siis kaalutlusõigus ja alati tuleb tuua välja need kaalutlused, millest siis lähtutakse nii täiendavale õppetööle jätmisel kui ka siis klassikursuse kordamisel. Näiteks, et kui me võtame täiendava õppetööle jätmine, on meil üks päevakorrapunkt,
siis õppealajuhataja andis õppenõukogule teada, et sellel õppeaastal on täiendav õppetöö määratud või soovitakse määrata 10 õpilasele. Siis HEVCO annab ülevaate sellest, mis nende õpilastega on kõigiga tehtud. Et võetakse õpilane 1 ja räägitakse ära, mis temaga on toimetatud, milliseid tugimeetmeid on rakendatud ja miks need tugimeetmed ei ole andnud nõutavat või piisavat tuge siis ja õpilane ei ole neid õpitulemusi omandanud. Siis iga õpetaja võib võtta seal sõna. Kõik need sõnavõtud kajastatakse protokollis, just sellepärast toon ma siia ka ühe selle näite. Et ka kui küsitakse, et miks see õpilane nüüd selles nimekirjas on, siis tegelikult sellele õpetajale tuleb anda piisav selgitus, et miks see nii on. Üsna tihti on need õpilased, kes jäävad täiendavale õppetööle, ikkagi need, kes on väga palju puudunud ja kui nad ka kooli tulevad, siis on neil kõikides õppeainetes kuhjunud juba väga palju tegemata ülesandeid. Ja kui õpilast ei toetata ja ta ei suuda koostada sellist plaani, et kuidas neid võlgnevusi likvideerida, siis tal ongi kogu aeg see sein ees. Ja tal võibki tekkida see, et ta üldse ei tule kooli, et pigem puudub, sest tal on hirm, et nii kui ta kooli tuleb, kohe küsitakse, et millal sa vastama tuled. Et HEVCO saab siis oma sõnavõtus põhjendada ja öelda, et toetatakse neid õpilasi, aidatakse neil need kavad koostada, et kuidas nad saaksid oma õpitulemused omandatud ja õpetajatele ka ära vastatud. Ja siis lisatakse siia protokollile nimekiri nendest õpilastest, kes jäetakse täiendavale õppetööle. Ära tuuakse kõikide puhul siis need põhjendused, mis talle tehti, millist tuge pakuti ja miks need rakendatud tugimeetmed ei ole piisavat tuge andnud. Üles loetletakse ained, millest tal on mitterahuldavad hinded ja millised hinded, et on nad kõigi 3 trimestri hinded või on 2 trimestri hinded. Gümnaasiumi puhul, mis kursused tal täpselt mitterahuldavalt hinnatud on või on jäetud üldse hindamata. Ja otsus peaks olema siis sellisena sõnastatud, et õppekavas nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 10 õpilast täiendavale õppetööle ja siis lisas number 4 on siis nad ära loetletud. Ja jälle, kui palju õpetajaid on selle otsuse poolt, kui palju on vastu ja kui palju erapooletuid. Ja siin võib tõesti olla, et osad õpetajad on selle vastu, et jäetakse kedagi täiendavale õppetööle või neil on ka täiesti ükskõik, sest nad ei õpeta neid õpilasi. Ja õiguslikuks aluseks on siis põhikooli riiklik õppekava, et õppenõukogu otsustab siis enne viimase trimestri lõppu, kas jätta õpilane täiendavale õppetööle. Ja samamoodi õppenõukogu määrus, mille kohaselt siis õppenõukogu otsustab, kas õpilane jätta täiendavale õppetööle või mitte. Ja faktiline alus on siis see, et õpilastel oli kooli õppekavas sätestatud õpitulemused omandamata. Nii, ja nüüd tuleme tähelepanekute juurde. Järelevalvetes on ilmnenud, et mitte alati ei võeta õppenõukogu koosseisust osa kõik õpetajad. Ehk siis paljudel juhtudel ei osale need õpetajad, kes on osalise koormusega tööl. Ja kooli juhtkond ütlebki, et nad on meil nii väikese koormusega, et nad ei tule, aga neile tuleb meelde tuletada ikkagi, et see on nende kohustus osaleda õppenõukogu koosolekutes. Siis teine tähelepanek, et neid on ka üsna paljudes koolides olnud, kus koosolekust ei võta osa 2/3 õppenõukogu liikmetest, siis tegelikult õppenõukogu ei saa otsuseid vastu võtta või isegi kui ta võtab nad vastu, siis need otsused on õigustühised. Siis järgmine on, et kui õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku erakorraliselt, tihti tehakse seda õpilase õppetööst eemaldamiseks.
siis õppenõukogu kutsutakse hommikul kokku, antakse lapsele koolitrepil õppenõukogu otsus, et sa ei pea tänasest kooli tulema 10 päevaks, siis see on tegelikult väga, väga vale, sest erakorraline õppenõukogu saab seda otsust teha. Ja erakorralisest õppenõukogust teavitatakse vähemalt 3 tööpäeva ette. Ehk selliseid emotsiooni pealt kiireid otsuseid me teha ei saa. Et ka õppetööst eemaldamine on tegelikult kaalutlusotsus ja ka seal tuleb kõik välja tuua, et te olete erinevaid mõjutusmeetmeid juba rakendanud ja tõesti ükski mõjutusmeede ei ole andnud soovitud tulemusi. Ja kui tehakse selline õppenõukogu otsus, mis on õpilast kahjustav, on ta täiendavale õppetööle jätmine, on ta klassikursuse kordama jätmine või on ta ka õppetööst eemaldamine, siis alati tuleb ära kuulata nii õpilane kui ka õpilase seaduslik esindaja. Ja seda ärakuulamise nõuet väga tihti ei rakendata, ehk ei küsita õpilase käest, ei küsita lapse seadusliku esindaja käest, miks ta on nii need asjad on läinud, nagu nad on läinud. Et see ongi nagu vanemate ja lastepoolne selgitus siis, aga nende selgitused peavad ka kajastuma protokollides. Siis õppenõukogu neid kiireid otsustamist vajavaites küsimustes võib teha ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu õppenõukogu koosoleku. See tähendab seda, et me kuulutame näiteks täna välja koosoleku, et meil toimub elektrooniline koosolek, siis vähemalt 5 tööpäeva peab olema aega, millal neid otsuseid, mida me soovime vastu võtta, neid õpetajad ja teised õppenõukogu liikmed saaksid arutada. Ja selle kohta tuleb ka kindlasti vormistada protokoll, kes osalesid, kes puudusid, kes oma arvamust ei avaldanud ja vastu võetud otsused koos faktiliste ja õiguslike alustega. Õppenõukogu koosolekute protokollidel siis peavad kõikidel olema faktilised ja õiguslikud alused. Ja kui ei osata neid välja tuua, siis tegelikult kas see teema, mida arutati üldse, oli õppenõukogu pädevuses arutada või mitte. Ja samuti peavad kajastuma hääletustulemused, et neid me ka väga paljudes protokollides ei näe. Õppenõukogu protokollid ja vastu võetud otsused ei pea praegu kehtivate õigusaktide kohaselt olema avalikustatud. Kuid kõikide protokollide ja otsuste avalikustamisel tuleb järgida andmekaitse nõudeid. Et mõne kooli puhul on õppenõukogu protokollid avalikuks tehtud, aga siis kõik need otsused, mis puudutavad õpilasi, nende klassist klassi üleviimist või täiendavale õppetööle jätmist või klassikursuse kordamist või mõjutusmeetme rakendamist, need peavad olema juurdepääsu piiranguga ja need ei tohi jõuda avalikkuse ette. Nii, mina tänan ja põhjalikum ülevaade on siis aastaraamatus. Nii, on mõned kommentaarid ka. Et siia on kirjutatud siis chati, et kutsutud inimeste osas peaks ka täpsustama, kes kutsututest osalesid, kõik ei pruugi osaleda. Ja, siis tulebki, et kutsutud oli, aga ei osalenud ja selle ma tõesti jätsin märkimata, aga see on väga hea tähelepanek. Ja protokollis peaks olema ka eriarvamused. Ja, ikka. Et kui keegi jääb eriarvamusele, siis see võib seal täitsa ilusti kirjas olla. Ja siin on nüüd siis küsimus, et miks peavad kõik nõus olema, viiakse üle ka puuduliku hindega, et see oli nüüd siis selle kohta, kus sa ütlesid, et kõik peavad otsusega nõus olema. Ei, ma ei öelnud, et peavad, aga et seal tavaliselt ollakse, kõik on sellega nõus, et viia üle ja loomulikult puuduliku hindega võib ka õpilasi üle viia, aga et mis tekitab küsimusi, on see täiendav õppetöö, eks ju, et seal võib olla inimesi, kes ei ole nende lastega üldse kunagi kokku puutunud ja ta jääbki eriarvamusele selle pärast.
Nii, aga nüüd tulles korraks tagasi Katrini ettekande juurde, siis minul on 2 kooli ja mina nimetaksin nad isegi nimeliselt ära. Üks on Sillamäe gümnaasium, kus õppetunnid on 75 minutit pikad, aga neid õppetunde toimub ühe kursuse raames, tegemist on puhta gümnaasiumiga, toimub 21, mis on täpselt sama palju, kui oleks ette nähtud 45-minutiliste tundide puhul. Ja teine kool, kus gümnaasiumi osas on ka sellised iseseisva õppimise päevad, on Kaarli kool Tallinnas, erakool. Ja need kolmapäevad on siis, seal on 70-minutilised tunnid koolis ja see kompenseerib seda 20 minutit ja selle raames kutsutakse erinevaid esinejaid kooli, käiakse muuseumites, käiakse ettevõtetes, käiakse õppekäikudel, et tegelikult see iseseisev õpe ei ole mitte kodus olev õpe, vaid kõik lapsed on kolmapäeval koolis koha peal, aga neil ei toimu selliseid traditsioonilisi tunde, vaid need päevad on ette mõeldud, mida nendel päevadel tehakse, mida kuulatakse, kuhu minnakse. Et kes tunneb huvi, võiks selle kooliga ühendust võtta, et tõesti väga hea näide. Aitäh, suurepärane. Ja nüüd ongi aeg anda sõna Kätlin Valarile. Tere pärastlõunat. Et minul on siis võimalus rääkida koolielust natukene teise nurga alt ja seda siis selles võtmes, et kuidas toimub kooli arendus ja kuidas seda teha siis ka koos ülikooliga, et selline kooli-ülikooli partnerlus on teaduskirjanduses osutunud üheks tõhusaks viisiks, kuidas muutustele koolis kaasa aidata ja sellepärast seda natukene siin täpsemalt avangi. Ja millest siis täpsemalt jutt on, siis ühelt poolt tuginen sellele kogemusele, mis Tallinna Ülikoolis on tulevikukooli programmi läbi viies kujunenud ja tegemist on siis sellise üheaastase kooliarendusprogrammiga, kus siis ülikool ja 5-6 kooli koos viivad siis ellu õppimis- ja õpetamiskultuuris muutust ja seda siis selliselt, et see oleks tõenduspõhiselt ja koostöiselt ellu viidud. Esimese lennuga läksime teele aastal 2017-18 ja iga-aastaselt on meil siis terve rida koole selles programmis osalenud ja nii on tänaseks siis programmi lõpetanud 35 kooli. Tulevikukooli üheaastase programmi kõrvale on meil nüüd koostöös Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuriga kujunenud ka 3-aastane ühine programm koolidele, mida lisaks Tallinna Ülikoolile tegelikult siis sarnastel põhimõtetel viiakse läbi ka Tartu Ülikoolis ja kummagi ülikooli juures on siis sellisel 3-aastasel teekonnal kokku 25, kummaski ülikoolis 25 kooli ehk et kokku 50 kooli selle perioodi jooksul. Mis nendes programmides siis täpsemalt toimub? See, mis nii 1- kui 3-aastases programmis on sarnane ja millele nende programmide ülesehituse ja toimimise loogika tugineb, on siis sellised 3 kooliarenduse põhimõtet, millest esimeseks on jagatud juhtimine, teiseks koosloome ja 3. tõenduspõhine otsustamine. Ja iga selle põhimõtte taga on siis teatud täpsemad sellised tingimused, mida me siis programmi käigus koolides koos loome ja ka jälgime, et kuidas nende tingimuste säilitamine ja edasikujundamine koolides edeneb. Ja kui nüüd täpsemalt vaadata jagatud juhtimise põhimõtte juurde, siis see tähendab põhimõtet, et muutusi ei saa ellu viia ainult üksikud eestvedajad, ükskõik kas selleks on juhiks või keegi initsiatiivikas õpetaja,
vaid et muutused ikkagi saavad kandepinda koolis, kui seda viiakse ellu meeskonna poolt. Ja sellises meeskonnas peaks siis kindlasti olema esindajaid nii õpetajate hulgast kui juhtkonna hulgast ning oluline on, et tegelikult selliseks sisuliseks eestvedajaks sellises arendustöös oleks õpetaja ning sellele õpetajale siis on ka loodud omakorda need toetavad tingimused, et selliselt arendusse panustada. See tähendab siis ülevaatamist ka tema töökoormuse ja tunniplaani seisukohast. Ning et ka arendused ja muutused saaksid süsteemselt aset leida, siis on oluline jagatud juhtimiseks luua selline meeskonnatöö rutiin, mis tähendab regulaarseid koosolekuid ja see loob siis võimaluse, et sellist muutuste protsessi tõhusalt juhtida ja selle programmi kuluga teel püsida. Teiseks põhimõtteks oli siis koosloome ja kooliarendusprogrammi jooksul tähendab see siis seda, et kooli teekond saab alguse oma hetkeolukorra analüüsimisest, andmetele otsa vaatamisest, mille põhjal siis koolimeeskond valib täpsema fookuse ja seab sellise targa eesmärgi, mis keskendub siis mingile täpsele muutusele õppijate õppimises ja õpetamises. Ning järgnev programm keskendubki siis nende kavandatud tegevuste elluviimisele ja omakorda nende tegevuste täpsustamisele. Ja selleks, et seda tarka eesmärki ka seada ning sellel teekonnal edasisi tegevusi kavandada, on tegelikult oluline õpetajate ühine arusaam sellest, et mis see muutus siis oma sisult ja olemuselt on, ehk et tegelikult nende tegevuste raames on oluline käivitada siis ka õpetajate koosõppimine, mille käigus sellist ühist arusaama luua ja selle ühise arusaama käigus siis täienevad ka need mõtted ja ideed, et milliste tegevustega me selle eesmärgi suunas saame liikuda. Ja kolmandaks põhimõtteks oli siis tõenduspõhisus, mis tähendab seda, et lisaks nendele sisulistele tegevustele on üheks osaks koolimeeskonnal ka siis muutuste protsessi selline pidev seire, et saada aru, kuidas meil tegevustega läheb, kas me ikkagi püsime selle eesmärgi sihis või on vaja teha mingeid korrektuure ja täiendusi, ehk et andmete kogumine toimub nii muutuste seireks kui hindamiseks. Ja samuti on fookuses siis see, et mis nende andmetega siis pärast kogumist edasi saab, et tegelikult kogutud andmetest veelgi olulisem on see arutelu tulemuste mõtestamiseks, et anda siis tähendust, mida need tulemused meile näitavad ja milliseid edasisi tegevusi on oluline kavandada. Et need kolm põhimõtet on siis sarnaselt läbi mõeldud nii 1- kui 3-aastase programmi puhul, mille poolest võib-olla siis 3-aastane programm erineb, ongi see, et seesama teekond, need samad põhimõtted ja nende tingimuste kujundamine on siis laiali laotatud pikema perioodi peale ja see omakorda annab siis võimaluse ka seda muutust niimoodi samm-sammult ehitada, ehk et esimeses etapis toimubki eelkõige selline oma hetkeolukorra täpsem tundmaõppimine, siis teises etapis õppeaasta jooksul kavandatakse seda muutust õpetajate koosõppimisega paralleelselt, et siis kolmandas etapis juba selle targa eesmärgist lähtuvalt muutust rakendama, asuda koostöiselt ning viimaks 4. etapis siis läbi mõelda ka see, et kuidas selle muutusega nüüd järgnevatel aastatel edasi liikuda, et 1 või 2 aastaga sellised muutused ei pruugi veel saada koolikultuuri loomulikuks osaks.
3 aastat ja 4 etappi tähendab siis siin joonisel tegelikult seda, et teine ja kolmas etapp on õppeaasta pikkused, kuid esimene ja 4. etapp on siis pool aastat. Ehk et kui me läheme käima jaanuarist, siis see esimene pool aastat ongi ettevalmistusteks, et siis õppeaasta algusest edasi programmi loogikaga teele liikuda. Mis nendes 2 programmis veel erinevat on, siis ühelt poolt see aspekt, et kuidas selle programmiga siis koolid liituda saavad. Üheaastase programmi puhul on see siis kooli oma soov, mis toob neid ülikoolile märku andma, et ollakse sellisest teekonnast huvitatud, ja viimastel aastatel tähendab ka see siis kooli oma rahalisi vahendeid, et sellises programmis osalemise eest tasuda. 3-aastane programm on koolidele tasuta, kuid sinna ei ole võimalik niimoodi oma soovi põhiselt kandideerida. Siin teeb Hariduse Kvaliteediagentuur siis koolidele pakkumisi, ja need koolid, kes selle pakkumise saavad, on siis need koolid, kes on välja nopitud riikliku õpilaste rahulolu küsitluse tulemuste põhjal. Mille poolest need 2 programmi veel oma vahel erinevad, on siis see, et kui üheaastases programmis koolid justkui võtavad selle eesmärgi idee endaga programmi sisenedes kaasa ja ülikooliga koostöös seda siis täpsustatakse, otsitakse teaduspõhiseid allikaid taha, siis 3-aastases programmis tuleneb tegelikult see sisuline eesmärk juba sellest tegevuse raamistikust, sellest, et õpilaste rahulolu küsitlusest on välja selekteeritud need koolid, kus justkui õpilaste motivatsioon on Eesti keskmisest näitajast madalam, ehk et see õpilaste motivatsiooniga töötamine on siis see ühisosa, mis kõiki koole 3-aastases programmis iseloomustab. Kuid nüüd see, et mida siis konkreetselt iga kool teeb oma õpilaste motivatsiooni ka töötamiseks, on nüüd kooli enda valida ja seda siis otsustatakse programmi käigus, kuid mis siis ka sellise eelduse või sarnase joonena kõikidel koolidel toimub, on siis sellest motivatsioonist, psühholoogilistest baasvajadustest, õpetajate teadlikkuse kasvatamine läbi koosõppimise. Väikene erinevus on ka siis selles, et kes koolimeeskonnale sellel teekonnal kaasas on. Aastases programmis on konsultantideks siis kas ülikooli töötajad või varasematel aastatel osalenud koolide esindajad, kuid 3-aastases programmis kaasame siis sellist laiemat praktikute võrgustikku koolijuhtide, õppejuhtide hulgast, keda nimetame kooliarenduse mentoriteks ja kes siis 3 aasta jooksul kooliga sellel teekonnal kaasas on. Samuti on siis 3-aastase teekonna eripäraks see, et programmi tegevustesse kaasame regulaarselt ka siis pidaja esindajaid, et ka nemad oleksid kursis nende põhimõtete ja arendustega, mis kool selle programmi jooksul ellu viib ja kavandab. Ja kui nüüd küsida seda, et mis need tulemused on, mis sellise koostöö käigus siis koolides on juhtunud, siis oleme seda oma meeskonnaga regulaarselt ka uurinud ja siin on siis terve loetelu nendest erinevatest uuringutest, mis neid programmide tulemusi ühel või teisel kujul täpsemalt iseloomustavad, et siin leiab nii koosõppimise detailsemaid analüüse, andmekasutuse täpsemaid analüüse või ka veel teisi teemasid. Aga kui midagi välja noppida, siis kokkuvõttes saab seda välja tuua, et koolid hindavad sellist partnerluse võimalust, et ülikooliga koos süsteemselt muutusi ellu viia ja need 3 põhimõtet, jagatud juhtimine, koosloome ja tõenduspõhisus,
on osutunud ühelt poolt tähenduslikuks, oluliseks, millel nähakse väärtust oma koolielu korraldamisel, aga teiselt poolt ka selliseks parajaks väljakutseks, kus võib-olla kohe esimesed valikud või esimesed lähenemised nii edukalt ei pruugi rakenduda ja need tegelikult vajavad sellist teadlikku refleksiooni ja uuesti katsetamist. Ja kui midagi veel välja tuua täpsemalt, siis võib-olla jah, üheaastases programmis on näha seda ebakindluse poolt, et kuidas nüüd koolijuht justkui astub sellisest arenduste eestvedamisest natukene kõrvale ja annab selle eestvedaja rolli õpetajale. Ja et kas ka õpetaja sellise vastutuse võtmiseks on valmis, et sellise koostöö harjutamine kindlasti esimese aasta programmis on oluliseks teemaks. Ning samuti tõdetakse, et oskus oma koolis olevat ressurssi, milleks on andmed, teadlikult ja oskuslikult kasutada on midagi, mida võib-olla selliselt ei ole enne programmi osatud teadlikult teha. 3-aastase programmi puhul saab sellise väljakutsena välja tuua siis seda, et kuidas tõesti 3 aasta jooksul süsteemselt ühe ja sama asjaga järjest sügavamalt edasi tegutseda, et oleme näinud ja kokku puutunud koolidega, kes justkui igal aastal on mingis uues otsingus, et mida oma koolielus ümber korraldada, kuid selgelt nii lühikese perioodiga tegelikult ju sellel aasta jooksul ellu viidud muutusel veel tulemusi ei ole. Ning samuti see, et kuidas selliseks õpetajate koosõppimiseks siis pika aja jooksul sellist harjumust ja süsteemi kujundada, et kui see esmane õhin ka vaibub, et kuidas siis jätkuvalt õpetajate õpiringid tõhusalt aitaksid kaasa õpetajate õpetamisviiside muutusele. Et see oli minu poolt siis põgus ülevaade kooliarendusprogrammidest. Aitäh! Aitäh, Kätlin. Chatti nüüd ühtegi küsimust ei tulnud. Ma küsin ise siis, et kui palju olete te teadlik sellest, et kas sinna 3-aastasesse programmi, kuhu siis tehakse ettepanek, kas on ka koole, kes seda ettepanekut vastu ei võta? On teada küll, et selgelt ju see on kooli jaoks oluline otsus ja seetõttu ju pärast kvaliteediagentuuri poolset pöördumist on ka vahest olnud vajadust veel täpsemalt ülikooliga suhelda ja täpsustada detaile. Et võib-olla laias laastus võib niimoodi öelda, et kui me seda pakkumise nimekirja valime seal 6-7 kooli välja, siis 1-2 nendest ikkagi otsustavad loobuda ja siis lõpuks niimoodi saame selle 5 kokku. Ja loobumiseks võib-olla ühelt poolt see peamine põhjendus, mida jagatakse pakkumise tegijatega, on siis see, et ei ole parasjagu õige aeg, et meil koolis toimuvad mingid teised protsessid, me oleme parasjagu mingis teises faasis, et süsteemselt sellise kooliarendusega tegeleda. Kena, aitäh, aga iseenesest need arvud ei olegi ju nii väikesed. Okei, et 25 teilt ja 25 Tartu Ülikoolist, et kokku 50, et see Eesti nüüd üldhariduskoolide koha pealt, et tõesti see arv ei ole iseenesest suur, aga tegelikult on see väga-väga hea algatus ja järelevalve poole pealt me ka väga ootame ja tahaksime tegelikult, et üha rohkem neid koole saaks osa võtta. Ja mida me veel näeme, et ühelt poolt on see osalenud koolide arv, aga teiselt poolt siis need praktikud, kes on mentoritena kaasatud, et tegelikult ka nemad saavad inspiratsiooni ja ideid sellest programmist selle teise kooliga töötades, mida oma koolis siis rakendama asuda. Ehk et mõnes mõttes see 20 või 50 kooli võib korrutada veel 2-ga. Ja tervitused nendele mentoritele, keda ma praegu siin veebiruumis näen. Väga kena. Tervitused meie poolt ka. Aitäh!
Aitäh kõigile, kes täna meiega selle peaaegu pool tunni veetsid ja vaadake siis täpsemalt nii siis neid teemasid, millest siis täna veebiseminaril juttu oli, aga ka kõiki paljusid teisi meie aastaraamatust. Ja soovin teile siis head jõuluaega ja mõnusalt siis oma kooli arendamiseks ideid ja koostööd.